Tere kõigile, head sõbrad ja kaasamõtlejad. Täna me sõidame juba 4. korda, 2023 juunikuus oli see, kui me tegime siin Vabaduse teel esimese sõidu. Ja täna me oleme sellises olukorras, kus see tee on meil avatud, meil ei ole tehtud uusi sihtmärgi alasid ja me tegelikult täna tähistame ka Riigikohtu võitu, et siin paremat kätt mäe otsas on Sõmerpalu lasteaed. Nüüd suvel tuli kohtulahend Riigikohtult, mis ütleb seda, et see metsariba, mis on lasteaia ja harjutusväljaku vahel, seda ei saa maha raiuda. Ja metsal ei saa olla ainult selline funktsioon, et teda raiutakse, vaid metsal peab olema ka, kui on kogukondlik tähendus sellel, siis mets peab jääma püsti, kui kogukond nii arvab. Ja mina arvan, et see väike võit on tegelikult väga suur võit. Mida see annab? See annab seda, et kogu piirkonna ümberkaudsed metsad on tegelikult nüüd selles mõttes kaitstud, et neid ei saa niimoodi suvaliselt enam lage raiuda. Mul on väga hea meel selle Riigikohtu lahendi üle ja kõik need väiksed võidud, mis me oleme selle 4 aasta jooksul saanud, on meid viinud selleni, et meil ka edaspidi oleks Võrumaa hoitud ja kaitstud. Täna me räägime nendel teemadel, tõstame neid küsimusi, mis on nüüd päevakorral üle Eesti kerkinud. Mul on väga hea meel, et teemasid on tulnud täna avama Toomas Kiho, kellel on Rail Balticu 10-aastane kogemus. Tema teerajajana on olnud meil ees ja meie ka omakorda rajame mingit teed ja neid võitlusi, kes kodukoha ja oma kodude eest seisavad, teid me näeme ju täna üle Eesti. Kutsun teid üles julgelt arutama. Ma loodan, et tuleb sisukas, meeleolukas, tore pealelõuna ja ma soovin kõigile ilusat taasiseseisvumise päeva. Palusalu, anna valu, Palusalu, anna valu. Nii toetate meie spordisangarit tema maadlemistes oma vastastega 1930. aastatel. Nüüd 2020. annab valu Nursipalu. Jutt on selle nimelise sõjalise harjutusväljaku 4-kordseks suurendamise kavast. Paraku ei tee Nursipalu laienemine valu ainult meie vastastele, vaid ka meie enda inimestele, keda laiendus ähvardab. Ja see on ehe valu. Riigikaitse arendamisel peame kaaluma kõiki valusid. Need ei tohi meie enda rahval minna nii suureks, et kaoks tahe riiki ja maad kaitsta. Mul on selgesti meeles, kuidas seisime koos mõne klassikaaslasega jalgrattad käe kõrval kooliõpilastena Vastse Nursi teeristil. Sealsamas oli hiline suveõhtu 1982. Juba oli pimenenud. Ja siis äkki kuuldus kurja kuulutavat kõminat. Ligines miski mürin läbi hämaruse ja ta tuli. Meeletu sõjaväe kolonn, mustas roheline ja kurja kuulutav. Esilaternate põledes küll autosid, küll raske tehnikat, rakettide osi, küll arusaamatuid hiigelrelva detaile, küll sõidukeid sildiga Ljudi. Lõppu ei paistnud. Nad tulid ja tulid ja keerasid teeristilt tuimalt Sõmerpalu poole, kust olime just tulnud. Seal metsas, mida nüüd Nursipaluks kutsutakse, paiknes Nõukogude sõjaväe osa, raketibaas S-200 rakettidele ning desantväe polügoon. Mis saime meie teha seal pimenenud teeristil? Lihtsalt seisime, jõuetu nukrus kehas, rusikas taskus. Me ei tahtnud, aga just selline oli meie riigi ja rahva saatus ja valu elu punaste relvade all.
10 aastat hiljem oli too baas ja linnak juba maha jäetud. Raketid olid ära viidud, punasõdurid lahkunud. Ajad teadagi olid muutunud. Eesti riik oli oma iseseisvuse taastanud. Kõikjalt polnud Vene vägi siiski kaugeltki veel väljas, aga siit küll. Vana sõjaväebaas hakkas kasvama rohtu. Loodus võtma taristu üle võimust. Siis oli huvitav maha jäetud baasis konnata, kuna esialgu ei olnud kellelgi usk või jaksu seda ala hooldada või valvata, nagu läks paljude teistegi Vene sõjaväe käes olnud aladega. Veel 1992. aastal, kui mul oli au juhatada Tuglase seltsi väikest ringreisi Lõuna-Eestis, sain seda ala tutvustada Soome huvireisijatele kui näidet okupatsioonilise Vene armee sõjaväebaasist. Soomlased vaatasid suuri silmi. Lagastanud kasarmoid, maha jäetud kontrollpunkte, tõkkepuid, okastraadist piirdeaedu ja nii edasi. Ma nägin, kuidas nad nägid vennasrahva ajalugu. Nägid seda, mida oli lõpuks kaasa toonud 1939. aasta baaside leping, mis ju algul muud ei tähendanud kui mõne baasi rajamist saartele ja Paldiskisse ning mõne perekonna sundi jätta maha oma kodu. Tol lepingul olid ju meie oma poliitikute allkirjad. Tasapisi võttis selle ala kasutuse Kuperjanovi pataljon. 10 aastat hiljem hakati Kaitseministeeriumi eestvõttel rääkima Nursipalu välja ehitamisest. 2008. aastal otsustas valitsus, et Nursipallu rajatakse kõiki vajadusi rahuldav harjutusväljak 3134 hektarit, kus teine jalaväebrigaad, kaitseliitlased ja lahingukool saaksid lasta ja liikuda, kasutades miinipildujaid, tankitõrje, granaadiheitjaid ning kahureid, kus oleks plats lõhkamistöödeks ja maastikusõidurada. Selleks oli plaanis rajada uusi teid, valle, tuletõrje, tiiki ja muud sellist. Siiski polnud veel 2012. aastal Rõuge valla nõusolekut Nursipalu uue planeeringu asjas. Toonane vallavanem Tiit Toots kõneles, et Rõuge on turismipiirkond ja me pole selgusele jõudnud, mis mõju harjutusvälja laiendamine meile avaldab. Tsitaadi lõpp. Mureks oli harjutusvälja kasutamine ja selle intensiivsus suvel, puhkepäevadel, töövälisel ajal ja nii edasi. Küsimus oli, kas harjutuste vahelisel ajal pääseksid kohalikud inimesed metsa. Samuti kardeti lisanduvat müra. Vägikaikavedu kohalike elanikega kestis, kuni riik end 2017. aastal kehtestas ning Nursipalu harjutusvälja ehitati välja kõiki vajadusi arvestavalt. Nii et seal saab läbi viia mehaniseeritud kompanii tasemel lahinglaskmistega taktikalist väljaõpet. Nüüd on seal võimalik harjutada tankitõrjerelvadest laskmist ja harjutusvälja kasutusgraafik on pilgeni täis. Võib öelda, et õppused toimuvad Nursipalus iga päev. Oh Rõuge rahvas, oh neid toonasid murekesi seenekohtade ja müra pärast. Püha lihtsameelsusena paistavad nüüd eelmise kümnendi mured ja küsimused. Oli ju siis ümbruskonna taludes ja külades elavate inimeste põhimure harjutusalad kostev müra ja paugutamine. Vallavalitsus muretses Rõuge kui turismipiirkonna maine pärast. Oleksid ümberkaudsed elanikud aimanud, et 5 aastat hiljem pole nende murede kestmes enam mitte müra ja paugud või see, kas puhkepäeval Nursipalu metsa seenile pääseb. Nüüd on Nursipalu kohale kerkinud uued ja palju kõvemad plaanid. Riik kavatseb harjutusala territooriumi kasvatada 4-kordseks, 12 000 hektarini, mis 5 eest, tsitaat, arvestas kõiki vajadusi õppusteks. Nüüdseid nõudeid enam ei rahulda. Tsitaat, on hädavajalik Kaitseväe ja liitlaste üksustele nõuete kohaste laskeväljade ja taktikaalade arendamine Lõuna-Eestis, nii ütles kolonel Viktor Kalnitski Postimehes 2022 novembris. Postimehes ilmunud skeemist, samuti novembris 2022 on näha, et tsiviilliiklusele kavatsetakse sulgeda terve Sõmerpalu Rõuge riigimaantee, too sama, kuhu suundus punane kolonn. Ja et harjutusala laienduse alla jäävad ümberkaudsed talud on murega fataalne. Kaitseministeeriumi uute plaanide kohaselt tuleb ilmselt jätta maha oma kodud. Kui inimesed tõstetakse kodudest välja, nad peavad jätma maha oma majad ja aiapuud, oma mälestused ja unistused. Mis raha eest seda teha saab, seda osta saab? Kas 3% sisemajanduse kogutoodangust on piisav?
mida mõtleb inimene, kes peab jätma oma toad ja tared, oma pärnad ja õunnapuud, sest keegi on kuskil Madridis nii otsustanud. Olgu pealegi selle keegi seas ka meie oma valitud riigijuhid ja olgu peale otsused tehtud Eesti kaitsmise parimas tahtes. Aga mida peaksid need koduta jäävad inimesed kaitsma, kui on vaja isamaad kaitsta? Mille eest nad peaksid olema valmis surema? Oma kodu nad ju enam kaitsta ei saa. Kas peaks seekordne laienemine, Nursipalu 4-kordistamine jääma viimaseks? Kaarel Tarand novembris 22 juba ennustas, tsitaat. Nursipalu laiendamise põhjenduseks ütlevad sõjamehed, et pearelva ohuala on 7 kilomeetrit. Kui Eesti saab nõndanimetatud keskmaa õhutõrge, mille laskeulatus on 50 kilomeetrit, hakkab Kaitseministeerium nende ümber ka sama raadiusega tsiviileluta mulle joonistama, tsitaadi lõpp. Eestit me pauguta ei loovuta. Õige. Seda ei tee me mitte mingil juhul, ei pauguta ega pauguga. Selleks harjutamegi ise ja koos liitlastega. Aga mõelgem palun, mis on see Eesti, mida me ei loovuta? Püüaksime ikka ise oma juuri ja kodusid ja talusid hoida ning harjutuseks kasutada alasid, kus küüditamist olgu või raha eest vaja ei lähe. Et valu, mida annab Nursipalu, läheks ikka õigesse kohta. See tähendab vaenlase rünnakute halvamiseks, mitte meie inimeste südamesse. Praegu paar lugu ja pärast saame neid rohkem kuulda. Õnne õhtu päike, ilus oled sa, kui sa oma läike saadad üle maa. Toomas Kiho siis siin, et Toomas, oled sa valmis meile rääkima natuke Rail Balticu kogemusest, sellest võitlusest ja võime siis kaasa mõelda, mida ja me saaksime siit ka siis õppida enda jaoks. Vaikselt alustada selle arutelu osaga ja ma natuke instrueerin, et meil on täna siis 2 kõnemikrofoni. 5 kivist tsensuurist. Kujutage ette raadio, Eesti raadio, mis oli suurepärane ja imeteldavate häälte ja mõtetega, siis see siseelu oli niimoodi, et sa võisid teha, kõigepealt sa tegid mingid intervjuud või nii edasi, ümbervõtt juba oli see, et mis siis seal on. Siis masinakiri, kõik tekstid, mis olid esitamiseks nii-öelda spontaansed, kujutage ette, spontaansus tähendas seda, et kõik tekstid on sõna-sõnalt maha kirjutatud. Siis hakkas tsensuurisüsteem, kes hakkas välja noppima lausetest sõnu, valesid sõnu ja sa pidid teksti järgi, näiteks punase pliiatsi järgi hakkama võtma lausetes üksikuid sõnu välja. Seejärel tuli peatoimetaja tasand ja seejärel veel tsensuuri tasand, päris tsensuuri tasand. Aga kogu see protsess näiteks Eesti Raadios käis nii, et selleks ajaks, kui kõik jõudis päris tsensuuri kätte, olid kõik valed asjad juba välja võetud. Aga seal oli üks nipp. Ja alati meid päästab kunst ja kujund. Sellepärast, et kui siis need tekstid olid läinud tsensuuri kätte ja ta vaatas neid mustvalgel, siis tema ju ei kuulnud häälega, kus on pausid, mis hääletooniga asju öeldakse. Ta vaatas lihtsalt teksti ja see oli väga suur kunst teha selliseid raadiosaateid, et tsensuur ei leia midagi, aga inimesed saavad kõigest aru. Ja miks ma sellest nii pikalt praegu rääkisin? Sellepärast, et see meestad on päevad meil uuel ringil, kus ei ole küll tsensuuri, ütleme nii, aga on väga palju sellist, mis ei ole soovitav, mis on võib-olla naeruväärne. Ja nüüd on seda asendamas kellegi selle avalikkuse mõjutamise relvana naeruvääristamine. Ma arvan, et see on meie tänase jutu üks teema, et tuleb seista vastu naeruvääristamisele, tuleb vastu naeratada ja jätkata oma juttu. See avalikkuse võitlus, mis tegelikult Eestis käib,
ei olegi ainult ametnike vahel, vaid siin suures pildis võiks öelda, et see, millest ma räägin, on kultuuri ja poliitika pingeväli, vastuolu. Kultuur on alati kõrgem, kujund on alati kõrgem, eksistents on alati kõrgem kui ükskõik mis poliitika. Ja see, kui poliitika ja poliitikud mõned vaated tahavad kehtestada, et nüüd on meie aeg, meie mõtleme nii, siis seda kultuuri tasandil ei pea võtma tõena. Keegi ei saa öelda, et te peate mõtlema nii ja siin on see võti. Kultuur on see, mis ütleb, mis poliitikaga on tegemist. Kas see on aus, kas see on ebaaus, kas see on ahne, kas see on üllas. See on kõik kultuurisõnad. Need sõnad puuduvad poliitilises sõnavaras. Ja kui läheb aega mööda, nii nagu Toomas Kiho, kes on vedanud Rail Balticu võitlust 10 aastat tagasi, see oli ju kohutav, mis temast siis nii-öelda talle öeldi ja arvati. Lihtsalt tuleb naeratada, nagu Toomas Kiho seda tegi matemaatikuna, selge mõistusega inimesena. Ja see, et lõpuks poliitikat defineerib kultuur, ei ole vastupidi ja see vaadake nüüd igapäevaselt, kuidas võitlus käib. Poliitikud, praeguse hetke liblikad, kes tahavad öelda, mida nad arvavad ühest või teisest mõttest, sellel ei ole mingit tähendust. Eesti kultuuri jaoks tähendus puudub. Ei pea laskma poliitiku arvamusel ennast üldse mõjutada. See ei ole kohustuslik. Meie väli on kultuuriväli. Ja siin ma ütlen nüüd tänase oma jutu puhul 4 mõistet, mida ma siis annaks kaasa edasimõtlemiseks. On, et millised suhted on kultuuril ja poliitikal omavahel, mis on loomuõigus ja mis on autoriteedi usk. Ma räägin 2 sõnaga loomuõigusest. Kui meie targad esimesed riigijuhid Ülo Uluots, kes tuli Peterburi õpingutelt 1917-18, noor andekas mees, hakkas tegema maaseadust ja esimest põhiseadust, siis see põhimõte, kui teha Eesti riik ja kui vaadata praegu neid protokolle, koosolekute protokolle, mis tegid Eesti riiki ja põhiseadus, siis seal kõige suurem teema on, et kuidas luua selline raamistik, õigusraamistik, mis oleks loomuõigusel põhinev. Et me kultuuriliselt põhineksime sellele meie kultuuri põhjale, mis on meile loomulik. Me ei pea võtma midagi, me ei võta Aafrikast reegleid, millal tantsida ja trummi lüüa, vaid meil on oma kliima ja geopoliitiline asend, kus me peame seda, mis on meie ühishuvi, ühistunnetus, kehtestama siis oma põhiseadusesse ja teistesse regulatsioonidesse. Et minu sõnum on see, et mitte ainult Nursipalu kaitsjad, mitte ainult Rail Baltica kaitsjad ei peaks võitlema, vaid me peaksime jõudma need kõik erinevad valdkonnad kokku liita ja ühiselt hakkama tegutsema meie Eesti inimeste elamisväärse elu tagamise, meie turvalisuse tagamise ja meie ilusa looduse kaitsmise nimel. Muidugi see on suur töö ja vabatahtlikus korras on seda raske teha, aga meenutame jälle seda sama kunagist fosforiidisõda, ka seal alustati vaikselt, aga koguti jõudu ja asi jõudis sinnamaale, et seda fosforiiti ei kaevandatud. Nüüd on natuke nutusem see olukord. Me ise valime kohalikesse omavalitsustesse esindajad, kes peaksid kõigepealt seisma meie oma inimeste heaolu, oma kodukandi looduse, oma kodukandi ettevõtluse eest. Kui palju nad seisavad selle eest? Ma julgen ütelda, et väga vähe. Neid omavalitsusi, kus tõesti omavalitsuste juhid on erapooletud, parteitud, neid on võib-olla 1-2 veel jäänud Eestimaale ja nendes omavalitsustes ka elu keeb. Aga enamus omavalitsustes siiski see asi
on kuidagi ligadi-logadi, kuulatakse, mis sealt kuskilt Tallinnast öeldakse ja ongi kõik. Ees on Riigikogu valimised. Kui palju me julgeme küsida nende kandidaatide käest, mida te konkreetselt teete selleks, et Eesti loodus säiliks, et maaelu säiliks, et meie rahvuskultuur säiliks, et seda ei hävitataks sisserännanute poolt. Tänases Eestis on 224 välisriigi või erineva rahvuse esindajad. No tule taevas appi, palju meid eestlasi siis järgi jääb. Et need on mõtteteemad. Iive on langenud madalamale, 3 korda peaaegu madalamale, kui oli näiteks 1941. aastal või 1942. aastal, kui Eestis sündis rasketel sõja-aastatel 21-22 000 last. Nüüd ei saa enam 9000 hakkama. Et millest me räägime? Me ise suretame oma riiki välja, ise hävitame oma riiki. Meil ei ole tõesti mitte kellelegi näpuga näidata peale iseenda.